see siin on Matera linn, väljas on üle 30 kraadi sooja, aga see ei sega, sellepärast et siin maalilises linnas toimuvad just nimelt uue James Bondi filmivõtted ja kõik on täiesti õige. Daniel Craig isiklikult on linnas ja viibib võtteplatsil. No Time to Die jõuab kinolinadele aprillis 2020. James Bondi rollis on juba 5. kuid viimast korda Daniel Craig ning kaelamurdvates tagaajamistseenides võib näha ka ikoonilist Aston Martin DB5 sportautot. Just selle uue ja oodatud James Bondi filmi võtted leiavadki hetkel aset Lõuna-Itaalias Euroopa 2019 aasta kultuuripealinnas maalilise ning ei saa mainimata jätta, et ühe maailma vanima linna Matera ajaloolistel tänavatel. Ja praegu siin minu selja taga võib näha autosid, mida on ilmselgelt kasutatud James Bondi uues filmis, nii et kui te kinos seda vaatate, siis jälgige hoolega, võib-olla tunnete mõne neist sealt ära. Materas aga ei toimu filmivõtted esimest korda. Siin paigas on filmitud vägagi mitmeid nii Itaalia kui ka Hollywoodi seiklusfilme, millest tuntumad ehk Ben-Hur, The Omen ja nüüd siis ka No Time to Die. Viimase võtted viisid James Bondi veel peale Itaaliaga Jamaikale, Norrasse ja muidugi Inglismaale. Ilmselge on, et Materas on tunda teatavat ärevlust, kuigi Daniel Craigi ennast siin linnatänavatel niisama ringi jõlkumas näha ei ole. Sellegi poolest võivad aga turistid hoopis jälgida järjekordse action-stseeni ehitust, mis tõenäoliselt filmi lõpuks ikka ja ainult õhku lastakse, ei midagi muud. Filmivõtted peaks Matera koobaslinnale tulu tooma hinnanguliselt 12 miljoni euro ringis.